Tartu Ülikooli loodusmuuseum üllatas meid täiega. Sõit liftiga 3. korrusele ja ohoo, mis meid ees ootas. Esmalt tutvusime kosmilise eluvööndiga ja tegime selgeks, kuidas laamade liikumise tagajärjel praegused mandrid tekkisid. Seejärel uurisime kohe erinevaid kivistisi ja kristalle. No need olid nii ägedad ja ilusad. Muuseumis olid ka nii armsad piltidega viidad, mis juhatasid järgmisesse saali meid avastama. Üks hetk olid lapsed täiesti kadunud, kuid leidsime nad ruttu loomade topist juurest, kust nad valisid oma lemmikuid välja. Nii lahe oli vaadata neid avastamas ja uurimas. Taskust leitud mündiga toetas laps ka Eesti elurikkuse loomist. See on nii lahe, et tänapäeval pole see enam mingi üllatuski, et muuseumites avastamine on tehtud hästi praktiliseks ja mulle see nii meeldib. See ei pea enam lihtsalt vitriinide taga vaatama, vaid saad ise proovida, lahendada viktoriine, katsuda ja kuulata ehk kõigi oma meeldega olla muuseumis kohal. Kui aga sooviksid just rohkem muuseumis lugeda, siis leidsin selle jaoks erinevatest kohtadest QR-koodid, mis pakkusid siis võimalust juurde uurida. Meie peatusime pikemalt lindude juures ja tahtsime ikka täpsemalt teada, et milline see kuldnukk on ja kellega ta tavaliselt segamini aetakse. Lapsed muidugi kuulas ka kõik linnulaulud üle ja arvasid eelnevalt, millise linnuga on tegemist. Seejärel sattusime uudistama mitmeid fossiile ning elu kujunemist. Mingil hetkel aga hakkasid lapsed rääkima, et siin muuseumis on ka kilpkonnad. Ma küll arvasin, et ajavad mõne teise kohaga segamini, aga suur oli minu üllatus, kui tõesti kõikide eluta topiste juurest jõudsime ka eluslooduse juurde. Sain taas endale tõdeda, et ma ilmselt ei ole väga ammu siin muuseumis käinud. Kui sa aga oled tiheda muuseumi külastaja, siis on hästi tore see, et muuseumites on tihti ajutised näitused, mis siis aja jooksul muutuvad. Meie näiteks saime osa kliimanäitusest, mis oli ühtaegu väga praktiline ja ka mõtlema panev. Lihtsate ülesannete kaudu sai ise mõelda, kas ja kuidas saaks paremaid valikuid teha. Minu jaoks tuli üllatusena, et võlgu elamise ehk ületarbimise päev on juba aasta esimeses pooles. Ehk inimesed on selleks ajaks kasutanud ära konkreetseks aastaks ette nähtud loodusvarad. Külastuse lõpus uurisime, kas need asjad, mida me arvame, et me tegelikult vajame, on ka hädavajalikud või mitte. Ja vaatasime ka, kuidas erinevatel tegevustel on erinev mõju nii inimeste elule kui ka loodusele ja muudele maasüsteemidele. Kui otsid midagi toredat, mis oleks korraga hariv ja elamuslik, siis Tartu Ülikooli loodusmuuseum on väga väärt külastamist. Meie jäime nii rahule ja külastame millalgi jälle.